Nii, jaa, tere ka minu poolt ja tervitused võrdlemisi vihmasest Hiiumaalt. Mina olen Tallinna Ülikoolis teinud õppimise, õpetamise, psühholoogia teadust päris tükk aega ja nüüd ma olen jõudnud oma teadusteekonnal siis õpetajate heaoluni. Ja siit õpetaja uuringust tutvustan teile stressi ja läbipõlemise teemasid. Aga sissejuhatuseks kõigepealt paari sõnaga ütlen, mida me uurime, kui me uurime õpetajate heaolu ja siis võrdlevad näited siis viimasest TALISE uuringust ja nüüd sellest viimasest õpetaja uurimusest õpetaja stressi kohta. Siis miks see õpetaja stress oluline üldse on ja siis näitan paari tulemust siitsamast õpetaja uurimusest, siis stressi, läbipõlemise sümptomite ja siis laias laastus nagu koolikultuuri kohta. Vot, aga kõigepealt hakatuseks, et ma pean tunnistama, et iga kord, kui ma avan õpetajate stressi ja läbipõlemise andmed, siis ma tahaks tegelikult hakata uurima õpetajate heaolu. Aga siis välja kukub ikkagi nii, et ma uurin õpetajate pahaolu puudumist. Selles suhtes, et ma tahaks just siinkohal kõigepealt rõhutada, et kui me räägime õpetaja heaolust, siis ma praegu siin toon välja stressi ja läbipõlemise tulemused, aga et nende puudumine ei ole kogu heaolu. Heaolu sees on veel väga palju asju, mis mõned tulevad ka kõneks, rahulolu näiteks täna hiljem, aga et no ühesõnaga seda asja saab vaadata niipidi ja naapidi ja meie praegu vaatame naapidi. Et õpetaja, Eesti õpetaja on TALISE uuringu andmetel tunneb üsna palju stressi. Siit tuleb välja, et 56% Eesti õpetajatest TALIS 2018 andmetel ütleb, et nad tunnevad palju või üsna palju tööstressi. Ja selle näite toon teile sellepärast, et seda viidatakse hästi palju. Ja ta on natukene ka metodoloogiliselt õpetlik, et TALIS ei võimalda vastata, et noh, kord nii või kord naa. Et meie uuringust, siit õpetaja uurimusest tunnevad natuke vähem või see osakaal õpetajatest, kes tunnevad pidevalt või sageli stressi, on natuke väiksem. Need on need roosad ja helesinised sektorid nendest tulpadest. Ja see on keskmiselt umbes 25% õpetajatest ütleb, et ta tunneb pidevalt või sageli stressi ja sagedamini tunnevad vähema töökogemusega õpetajad võrreldes siis pikema töökogemusega õpetajatega. Siis Eestis koolid keskmiselt üksteisest väga palju ei erine selle koha pealt, et kui palju õpetajad tunnevad seal stressi või kui palju nad tunnevad läbipõlemise sümptomeid. Aga ma jõuan sinna selle jutu lõpus tagasi. Aga sellel joonisel ma tahan juhtida teie tähelepanu, et kuigi keskmiselt koolid väga palju ei erine, siis meil ikkagi on koole, kus õpetajad keskmiselt tunnevad väga vähe stressi ja koole, kus õpetajad on ikkagi päris, ütleme keskmisest siis tugevamalt tajuvad stressi. Ja sama kehtib läbipõlemise kohta, et meil on koole, kus õpetajad tunnevad väga vähe läbipõlemise sümptomeid ja meil on koole, kus nad ikkagi tunnevad keskmisest päris palju rohkem seda. Nii, aga miks sellest stressist, õpetaja stressist on oluline koolis ja koolikultuuriga seoses rääkida? Üks põhiline asi, miks see on oluline, on see, et õpetaja stress jõuab õpilase õppimisse. Ja siin on kaks tööd, kus me uurisime seda, kuidas õpetaja siis tajutud stress ja ka füsioloogiline stress mõjutavad seda, kuidas nad õpetavad ja mis omakorda siis mõjutab seda, kuidas õpilased õpivad. Ja siit esimese asjana, üks moment, mul on endal see Zoomi paan
kuskil. Siin me näitasime seda, et õpetaja füsioloogiline stress ei ole seotud tema õpetamispraktikatega, aga see, kuivõrd õpilane või vabandust, kuivõrd õpetaja tajub stressi, et see kajastub selles, kuivõrd lapsekeskseid õpetamismeetodeid ta kasutab. Ja see omakorda mõjutab seda, kuivõrd lapsed nagu klassis keskmiselt matemaatika näitel arenevad näiteks esimese klassi jooksul. Ja teises töös uurisime seda samamoodi stressi ja õpetamispraktikaid ja me näitasime, et õpetajad, kes tajuvad vähem stressi, siis nemad pööravad lastele rohkem individuaalset tähelepanu. See on seletatav selles mõttes kenasti, et õpetaja, kes on väga tugeva, noh, on väga stressis ja tal on raske, siis tal on endaga nii palju tegemist, et tal jääb vähem tõenäoliselt lastega tegeleda. Nii. Nüüd ma korra juba näitasin õpetaja töökogemuse ja stressi seoseid, aga näitan veel kord, sest sellel on, ma arvan, et tugev selline sõnumi väärtus. Et siin õpetaja uurimuse andmetelt see tuleb välja, et rohkem stressi ja ka rohkem läbipõlemise sümptomeid tunnevad selgelt õpetajad, kellel on väiksem töökogemus. Ja nemad on siis ka need, kes tegelikult vajavad koolis selles osas rohkem toetust. Nii, ja jõudes sinna, et mis õpetaja stressi mõjutab, siis üks uuring, mille me tegime koroona ajal, aga ma arvan, et see tulemus, ma tugevalt usun, et see tulemus on universaalne. Me uurisime, et kas see, kuivõrd õpetaja tunneb toetust juhtidelt ja kolleegidelt, et kas see mõjutab tema stressi ja leidsime, et nii Eestis kui Soomes, see ei olnud riigiti erinev, et õpetajate stress oli väiksem, kui nad tundsid enam toetust kolleegidelt ja juhtidelt. Ja ka nüüd õpetaja uurimuse andmetelt me vaatasime, et kuidas on seotud see, kuivõrd õpetaja tunneb, et tema professionaalne areng on koolis toetatud, et kuidas see on seotud temas läbipõlemise tajumise ja tajumisega. Ja leidsime, et see seos on seal olemas, et õpetajad üleüldiselt läbivalt, et need õpetajad, kes tunnevad, et nende professionaalne areng on paremini toetatud, et neil on läbipõlemise sümptomeid vähem. Ja nüüd me panime sinna lähtuvalt sellest eelmistest tulemustest, et need läbipõlemise sümptomid on töökogemuse kaupa varieeruvad, et me lisasime siia töökogemuse. Ja see roheline ja roosa joon on väiksema töökogemusega õpetajad ja see tulemus näitab, et just neil on see professionaalse arengu toetamise mõju nagu läbipõlemise sümptomite siis ennetamisele või vähendamisele kõige tugevam. Ja samasugune seos tuli välja sellega, kuivõrd õpetajad tajuvad, et koolil on selge siht silme ees. Ja siis läbipõlemise sümptomite vahel, et just väiksema töökogemusega õpetajate puhul on see kooli sihiseade tajumine tugevalt seotud vähemate läbipõlemise sümptomitega. Nii, aga nüüd lõpetuseks ma tahaksin tutvustada teile väga värskeid tulemusi, mis on juba Mariann Salumi magistritööna publitseeritud, et tema uuris, et kuivõrd suur osa, kasutas ka samu õpetaja uurimuse andmeid, et ta uuris, et kuivõrd suur osa siis õpetajate stressist, läbipõlemisest ja rahulolust on tulenev nagu
koolide vahelistest erinevustest ja kuivõrd suur osa on tulenev sellest, et õpetajad on erinevad inimesed. Ja ta leidis, et tegelikult stress ja läbipõlemine on väga individuaalselt varieeruvad või individuaalsed asjad ja et stressi puhul oli see 3% ja läbipõlemise puhul oli 5% selle tunnuse kogu variatiivsusest või sellest, kuivõrd inimesed selle osas erinesid, et see, mis tulenes sellest, et nad töötavad erinevates koolides. Ülejäänud tuleb sellest, et nad on erinevad inimesed. Ja rahulolu puhul on see protsent märkimisväärselt suurem, see on 20. Ja see tähendab seda, et õpetaja rahulolu on koolide sees nagu õpetajati suhteliselt sarnasem, võrreldes näiteks stressi ja läbipõlemisega. Ja sellel on, ma arvan, ka tugev sõnumiväärtus on see, et kui me tahame nagu õpetajate stressi ja läbipõlemist siis vähendada, ennetada, maandada, ükskõik mida sellega teha, et me peame arvestama, me loomulikult koolis peame sellega tegelema ja saame sellega tegeleda, aga me peame arvestama, et need stressi ja läbipõlemise ka põhjused, see, mis inimestele stressi tekitab ja nii edasi, et need on suhteliselt individuaalsed. Et seal võib-olla ei saa minna ühe mütsiga seda noh, nii hästi lööma. Rahulolu on võib-olla selline natukene kooliti ühtsem tunnetus. Ja Mariann näitas veel, et kui me uurisime seda ka, et kui võtsime koolikultuuri indikaatorina õpetaja kui eestvedaja tajumise, et kuivõrd õpetajad tunnevad, et nende sellist juhtimistegevust toetatakse ja innustatakse ja võimaldatakse. Ja siis me leidsime, et koolide keskmistes see, kuivõrd õpetajad tajuvad, et nende eestvedamist innustatakse, tunnustatakse, et see nende läbipõlemise sümptomeid kuidagi ei mõjutanud või kuidagi sellega seotud ei olnud. Küll aga oli see väga tugevalt seotud õpetajate rahuloluga, no kooli keskmise rahuloluga. Nii, ja siis lõpetuseks, et kui tulla tagasi positiivsesse, kui õpetaja õnne hoidmisest räägitakse või õpetajate heaolust üldiselt, et siis saab seda vaadata nagu kahte pidi, et üks on reaktiivne, mis on selline võib-olla klassikaline lähenemine, et kuidas me lahendame neid stressi tekitavaid probleeme või me reguleerime enda emotsioone või me taastame ennast kuidagi. Aga teine võib-olla vaade või viis, mida ma tahaksin ka rõhutada, on proaktiivne. Ehk siis tegelikult me saame oma tööd ikkagi mingisugustes piirides ise korraldada. Ja selle kohta, inglise keeles on selle kohta termin job crafting. Mu Soome kolleegid olid selle tõlkinud töö tuunimiseks ja ma ei ole sellele eesti keeles paremat vastet leidnud, nii et nimetagem ta siis nii kaua, kui paremat pole nii. Et alati tasub vaadata ka seda, et mida mina ise saan teha oma töö tuunimise nimel selleks, et võib-olla mul ei tekikski neid või tekiks vähem situatsioone, kus ma tegelikult pean pärast ressursse taastama. Vot, ja noh, teadus ütleb, et indiviididele suunatud sekkumisprogrammidest on need, mis õpetaja heaolu siis edendavad, et nendest on efektiivsemad pigem lühiajalised, need, mis on indiviidile suunatud. Ja noh, pigem need, mis on nagu sotsiaal-emotsionaalsele pädevusele suunatud mõtlemise ja käitumise muutumisele läbi. Teisalt kooli ja keskkonna poolt mõjutatavatest teguritest saab muuta asju, mis võtavad vähe rohkem aega. Ja neid kõige olulisematena tuuakse välja siis õpetajate ettevalmistus, et
siis koolis olemasolevate ressursside, noh, see on, ma ei tea, tööaja jaotamine, jumala eest füüsilised ressursid, ja siis organisatsiooni struktuur ja kultuur ikkagi ja juhtimine. Et need on need asjad, mida saab kool muuta. Vot, aga ma ei tea, minu poolt on kõik, et kas teil on küsimusi? Tundub, et ei ole praegu. Või noh, küsin. Jaa, Tahtsin teada, et need koolis olemasolevad ressursid, kas seal on rohkem inimesi või asju mõeldud? Seal on ikka, meiega, ma arvan, ma loodan, et te olete nõus minuga, et meie kultuurimajandusruumis, et meil tegelikult asjadega on okei. me ikka mõtleme inimesi, eks ju. Jah. No ressurss on, väga suur ressurss õpetaja elus on aeg, noh nagu meie kõigi elus. Et pole ei siga ega kägu. Aga ometigi see tuli ju nii kenasti välja, mida me oleme ka varem ju uuringute tulemust või uuringutest näinud, et inimene võib saada isegi tööd juurde, aga kui see töö on tema jaoks tähenduslik ja oluline, siis ta tegelikult hakkab tajuma, nagu tal tegelikult koormus väheneks. Ehk siis, et tegelikult see innustus annab justkui nagu tiivad. Ja, aga ta peab saama aru siis, mida ta teeb, miks ta teeb ja kuidas ta seda teeb. Aga just seesama õpetaja kui eestvedaja ja see sihiseadja osa tuli nii kenasti tõestas just seda, et on olulised. Ja võib-olla see üks, mis sa ütlesid, et Soome kolleegidel on see tuunimine või see job crafting. Mõned aastad tagasi käis ju see Christopher Niemiek siin, kes on Rochesteri ülikoolis just selle sama töö tuunimise või job craftinguga tegeleb. Ja see tegelikult põhineb ju psühholoogilistel baasvajadustel ja kuidas sa ise seisad oma psühholoogiliste nagu baasvajaduste eest. Sa ei oota kogu aeg, et teised sinu heaks nagu teevad midagi. Kuidas sa ise saad seda ka korraldada. Jah, noh, seal on vaata see on see, et töö tuunimine on nagu proaktiivne asi ja seda saab inimene teha siis, kui ta veel ei ole suures hädas. Et kui ta on suures hädas juba, siis tema esiteks võimekus langeb midagi üldse tuunida ja noh, teiseks tal on nende reaktiivsete asjadega tegelemisele läheb palju võhma, tal ei ole jagu igale poole. Mina võib-olla küsin seda, et praegu sa tõid hästi palju seoseid välja koolikultuuriga, aga meil oli ka õppimise ja õpetamise plokk, et kas sealt ka mingisuguseid seoseid oled jõudnud veel vaadata või ei ole? Ei ole jõudnud, jah. On nii värske kraam minu laual. See üks varasem uuring juba ju, mis on tehtud selle sama matemaatika õpetamise taustal, et see on äge tulemus. See matemaatika arengu uuring on selles mõttes äge, et seal on need õppimise ja või see õpetamismeetodid on vaatlusega kogutud, et mitte õpetaja enesekohase küsimustikuga. Et ta selles mõttes on lisab usaldusväärsust asjale, et võiks olla suhteliselt objektiivne. Aga jah, aga liigume siis edasi. Aitäh sulle, Anna-Liisa. Kuule, aitäh ja siis hoidke oma noori õpetajaid.